Tervist! Oli üks tore päev. Kirjutasime kolleegidega meie kolledžist, kolleegid 25. aasta noored, just tulnud improvisatsioonilise etteütluse. Ma armastan neid ja ma armastan teemat armastamisest. Me kirjutame seesuguseid etteütlusi niiviisi, et ma teen omale faili, tipin neid tekste siit ja siit. Nad ilmuvad tahvlile, mis tähendab seda, et noored, kellega koos me selle teksti loome, teevad küll etteütluse, aga nad näevad seda ka tahvlil koos seletamisega, mida teeme. Ja nad näevad, et niiviisi päriselt siin ja praegu tekst sünnibki, pärast sünnitavad ise ka, nagu noored jumalad. Mis järel näiteks söögi vahetunni ajal, mis on pikka sorti, võtan ära teksti seest kirjavahemärgid, lammutan laiali kokku lahkud ja valmib tööleht järgmistele kolleegidele. Meie tänase koosloomelise teksti pealkiri on Mina olen probleem. Esmakordselt niisugust lauset kasutasin noortestuudio Mina olen. 5 aastat tegutsesime, kes teab, võib-olla see on mu pensionisammas. Jätkame, kui keegi lapsi sünnitab stuudio jaoks. Palun, tänan. Ja selles stuudios oli ühe lavastuse nimi meil Merehädalised. Tantsuõpetaja Regina Evert-Tammistu mängis väga jõulist maailmaparandajat. Parandabki praegu Peipsi lähistel Tammistu rahvamaja ja raamatukogu juhatajana maailma päriselt. Ja tema ütles, mul ei ole probleemi, mina olen probleem. On mõned sellised repliigid, mis kanduvad etendusest etendusse, etteütlusest raamatusse, raamatust uutele põlvkondadele. Adun vastutust. Pealkirja lõpus Mina olen probleem. Probleemi ei ole. Punkti ei ole. Me paneme kirjavahemärgid kokku lahkud ja sina kirjutad, mis poolest sina oled teistele probleem, kellele, kuidas, miks. Nii. Igal korralikul tekstil on sissejuhatus ja lõppsõna, mis peavad olema omavahel sugulased. Ongi, sest näe. Sissejuhatus algab nii. Oled kindla peale kokku, et ei oleks vaja asetada miskit füüsiliselt kindla peale kaarekesega kokku. Väljendit. Ja nüüd me paneme selle väljendi ümber, sõbrad, jutumärgid, mis algavad eesti keeles alt, sest muidu on see väljend kuidagi väga liiba-laaba, ilma kleidita. Jutumärgid algavad, mul ei ole probleemi, mina olen probleem, jutumärgid kinni. Mina kui probleem tahan kaasteelisi, väljend, staatus, nimetus, kaasteelisi kokku. Tingimusteta armastada ja seda nii mõtte, sõna kui teoga väljendada. Kallis, kaasteeline
armastus on tegu. See ei ole Põhjamaa üks sõna rahvastele, ei ugri-mugri ehk siis soome-ugri rahvaste hellitusnimi mees jalpesas, ei ugri-mugri ega Põlis-Ameerika kokku inimestele. Sel teemal praegu maailmas palju väitlemist, kas sellepärast, et 500 aastat tagasi Kolumbusel läks GPS nässu, tahtis minna Indiasse, sattus Ameerikasse ja nimetas kõik 10 Põlis-Ameerika rahvad indiaanlasteks. Kas see on põhjus, miks võivad sisse rännanud tragitegijad nimetada põlisrahvaste maad enda omaks, veel enam juurde, kuidas öelda, kakelda, sest nad on ameeriklased, kes tegelikult on pärit Hispaaniast, Portugalist, Prantsusmaalt. Seesugused inimesed, keda oli keeruline ohjata Isamaal. Ütleme nii, et eks vangi satuvad pahad poisid, kes ongi kõige tegijamad ja saadeti Ameerikasse. Ja näete, mis välja tuli. Epstein, sa näed ja sa ei mürista. Põlis-Ameerika inimestele omane koolon, selgitame. Meie häbeneme tundeid ja läheb lahti teemaarendus pärast sissejuhatust. Armastus on enam kui tunne. Võrdleva kui ette koma ei käi. Mõttekriips. See on minu süvaolemus, üks sõna, süvameri, süvaolemus. Mina olengi üleni armastus ja ütlen enamasti enamusele. Kaasteelistest ikka kokku. Koolon, jutumärgid algavad alt, see on otsekõne. Kallis oled, kallimusi pai, rahu. Lõpuks on kõik hästi, koma. Kui veel ei ole, koma, siis ei ole lõpp ka. Ma armastan sind. Jutumärgid kinni. Sissepoole üks sõna, pööratud. Sa võid õigupoolest kokku kirjutada lausa kõik 3 sissepoole pööratud. Sõber või sõbratar võib minu armastusavaldust üks sõna, sa ei saagi lahku jätta. Armastusavaldust. Väga viltu ju siis muidu oleks. Tõlgendada vastavalt sellele, mis toimub tema sisekosmoses. Sisekosmos, üks sõna. Arvab, et tahan teda endale armsamaks, või tema kallimat endale, häda. Hüüumärk on sellepärast, et lause lõpp on hüüatus. Eks ole tarvis olla tänulik selle eest, et meie pere, automeister, elektrik, ehitajad, kaabeavärkijad, kõik on nii omad, et neile tulles ja minnes öelda tere kallis, neid kallistada, südamest südamesse töö kõrvale vestelda ja naerda on nii hea. Aitäh. Kui on vaja seletada, siis ei ole tarvis seletada, kes teab, see teab. Ning eesti keelt, eestikeelseks üks sõna, mõlemad väikese tähega, eestlane, eesti keel, eestikeelne, eestikeelseks lahti ühendamiseks
üks sõna. See on üks väike iroonia, sest enam jaburamat väljendit tehnikamaailmas olla ei saa. Kokkulahutamine ja lahtiühendamine, nii või. Mõeldud on tõlkimist eesti keelest eesti keelde, ühelt korruselt teisele. Ups. Lahtiühendamiseks tõlkima ei pea. Me ei ole rahatähed, üks sõna, kupüür. Rahatähed, koma, mis meeldivad kõigile, koma, igaühel, üks sõna, meist on oma hingeperekond. Kirjutame kõik sõnad kokku. Perekond, üks sõna. Ja hingeperekond, see on omade ring. Kohtame eluteel, üks sõna. Eluteel, koma, loodetavasti pika elukaare kokku. See on meie kulgemine sünnist võimalikult helge ja kõrge lennuga võimalikult kaunilt kaua otsani. See elukaar, loodetavasti pika elukaare ja kõrge lennu jooksul paratamatult rohkem neid, koma, kes on teise parve linnud või teise seina naelad. Inglased ütlevad selle koha peal, it's not my cup of tea. Meie missioon on õppida kõrvuti elama. 11 kokku, nii siis, kui me räägime mõttes each other, kui siis, kui on tähendus number 11 kokku ikka. Haavamata ja lõhkumata, üks tee, mõttekriips, see on pikema hingamise koht, keerukaim ülesanne kokku, ülesanne, üles, hellad velled, üles, seda teist pikka ülesse ei ole olemas. Selge? On selge. Ülesanne on võõrastest vibratsioonidest heitumata, üks tee, koma, neist hirmu äratavatest, üks sõna, hirmu äratavad, salaja õrnakestest, tundmatutest, tõeliselt hoolida. Ei ole lihtne. Salvab, valus on. Jaa, mida küpsem oled, seda kiiremini tagasi siia keskmesse, südamesse tuled ja armastad edasi. Minu väge, sinu tasand ei kõiguta, koma evolutsiooni käigus ei kukutanud madalalaubalised, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, arenenumaid, koma, see on nüüd see tingimuslik vastandav vaid, mille ette koma käib. Vaid arenesid inimeseks, mõttekriips, see ei lähe kunagi valesti, mõttekriips, olgu Darwin tunnistajaks, olgu selle evolutsiooni teooriaga, kuidas on. Nii palju häid raamatuid, nii riiulis Zehri ja Zetškin kui internetis on võimalik leida, lugeda mõnuga. Ja lõppsõna, see peab olema kooskõlas sissejuhatusega. Sissejuhatus rääkis, kuidas ja miks. Ma olen probleem. Lõppsõna ütleb, mina kui tingimatu armastus ja probleem olen see, koma, kes hoiab kõrgel lampi, koma, et valgustada sulle
su teed. Tagore. See tagore tähendab seda, et varasemad põlvkonnad niisugust lauset kuuldes hakkavad kuulma kukla taga hinges laulu, mille eesti keeles on Fonoteeki arhiivi laulnud Heli Lääts, Rabindranath Tagore luuletuse sinna vahele ja taustaks ja lõppu luges Mikk Mikiver. Tagore ja Mahatma Gandhi olid need mehed, naabrimehed, kellest siis Mahatma Gandhi raamatu pealkiri Maailm on väsinud vihkamast. Need mehed pluss Rumi otsivad ikka veel võimalust inimesi selles veenda. Hoiab kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed. Praeguse põlvkonna tsiteerimisväärsus on pigem näiteks äsja meie kinodesse saabunud panoraamne Avatar 3. osa Tuli ja tuhk. Ja ma loen teksti, mille ma selle filmi vaatamise järel Facebookis oma profiilipildi juurde kirjutasin. Püüan mitte sulle kõhuli näkku heita, siis näiteks seda, mida loen. Pildi tegi Rapla keskväljakul mu noorim tütar Indira ja tekst on siin. Avatar, ma näen sind. Sa oled mina, olen avatar, oled sina. Tütrest, kes oli väiksena sitke vaprake, kasvab anorektiline tulejumalanna, kes kroonib end ise ning põletab kurja kirega maha nii oma mehed, palee kui ka iseenda. Heidikust sõbra nimel perekonnast loobuv poeg äratab õed-vennad teadvele ning viib ebamugavustsoonist ära avamerele. Aga kogu planeet ongi nagu meie Gaia ümberjagamisel. Ka seal seesama Venezuela, Kuuba, Gröönimaa, Iraan, gröönimine ilma hukkunuid kokku lugemata. Räiged sõjardid, konkskäed ja brutaalsed baabad on vaalaneste ja väärispuidu nimel valmis veel ja veel ja veel. Ükskõik kui palju tapma, ma näen sind. Sul on sama valus kui surres sünnitaval emal, kuigi oled mees. Sa leinad harpuunitud vaalasid ja mõrvatud lohesid ka siis, kui sul ei ole kodus ja südames oma hobustega hamstritki. Sina oled nii ratsu kui temast ilma jääv sõdalane. Ma näen sind. Valgustööline, kes on sündinud looma ja elu teenima tapab eriti teadvustatult, sureb tappes, sest kõik on kõigi ja kõigega ühenduses. Tapja on tapetu, oled sina ning sinu tuhast ja verest sünnin mina, sünnib avatar. Ma näen sind. Nurrusin abiõpetajat tuttu. Aitäh, et tegid kaasa. Aitäh, et hoolid. Elu läheb alati edasi. Ma olen probleem, sest ma armastan sind.